Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame maikuu energiaid. Vaatame teie isiklikku energiat, armastusenergiat, tööenergiat, rahaenergiat ja ka tervist. Teen selle ühe ladumise näol. Tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati mulle kirjutada ja kui on soov oma emotsioone päriselt hakata puhastama ja vabastama, et teie elu saaks lihtsuse poole liikuda, kerguse poole liikuda ja te saaksite rohkem rõõmu ja armastust oma elus tunda, siis see võimalus on ka minu poolt kättesaadavaks tehtud, kus ma siis seletan lahti, kus üldse emotsioonid alguse saavad, kuidas me need unustame siis oma tunda neid, surume alla ja teen siis nii-öelda puust ja punaseks selgeks, kuidas neid siis oma kehast vabastada saate ja et see saaks teie igapäevaseks elu osaks, et te saaksite tunda rohkem siis rõõmu ja naudingut oma elust. Seda armastust, kergust ja lihtsust. Sest tegelikult me oleme juba piisavalt kaua elanud siis teadmatuses ja meie elusid on siis täitnud need nii-öelda, me oleme oma elu täitnud nii-öelda peame tegevustega, et meil on hästi palju õpetatud seda, et nii-öelda see enese sundimine on selline vastutus, et kui sa ennast piisavalt surud või push'id või pingutad selle nimel, siis sa oled edukas milleski, mis iganes. Siis sa oled tubli, siis sa oled väärt ja väärtuslik, eks ju. Aga see ei ole päris kindlasti lahkus enda suhtes, see on vägivald enda suhtes. Kui me ütleme endale iga päev ma pean, mul pole valikut, nii lihtsalt on, siis me ei ela. Me oleme ellujäämisprogrammis, me oleme ellujäämisrežiimil, me ei ela. Ja me surume nagu selle elu maha. Me magame oma elu maha. Me unustame, miks me üldse tulime siia maailma. Tegelikult me ei pea midagi. Me ei pea vägisi suruma ennast raamidesse, kuhu me ei mahu. Me võime alati valida, mängida, tantsida, uurida, kogeda, avastada. Me võime nautida, me võime tunda rõõmu ja armastust. Sest et elu ei ole võitlus. Elu on voog. Elu on armastus. Aga kui me elame ellujäämise režiimis, siis me ei tea, et teine tee üldse olemas on. Ja see teine tee ei alga päris kindlasti millegi saavutamisega. See algab taipamisega. Et ma ei pea vägivaldselt elama. Ja ma võin hakata päriselt elama. Ja see algab sellega, et sa lõpetad iseenda igasuguse surumise. Ja see algab sisemisest lubamisest. Ma valin elada lahkuses, kohalolus ja mängus. Sest see ongi elu, milleks ma siia siis nii-öelda tulin. Nii et tasub mõelda selle peale, sest et elu ei ole kannatus, vaid elu on armastus ja selline mänglev
me ei tulnud siia päris kindlasti kannatama. Aga väga paljud siis arvavad, et muud valikut ei ole, et see ongi üks osa elust. Tegelikult see ei ole üks osa elust, me oleme lihtsalt illusioonis. Nii, aga alustamegi siit esimesest energiast maikuus, milleks on siis sauade või vabandust, milleks on siis mõõkade 7. Mõõkade 7 ja tarkuse kaart tuli siin välja ja et selle maikuu jooksul võib siis teie isiklikus energias läbi joosta sellist olukorda, kus võib esineda mingit laadi salatsemist või strateegilist mõtlemist või isegi vältimist millegi suhtes, kellegi suhtes või põgenemist. Siin võib olla kavalust, jah, vajadust nagu millegi eest vargsi eemalduda või mitte jagada siis kogu tõde, vaid jätta enda sees sisse midagi. Ja samas võib see olla ka märk sellest, et sa püüad ka võib-olla mingil määral targalt manööverdada sellises keerulises olukorras. Et sul on tegelikult sellist tarkust ja elukogemust olemas ja sinu sees on kindlasti olemas ka selline vajalik taipamine ja teadmine, et teha neid õigeid otsuseid, isegi kui välised olukorrad nõuavad strateegiat või sellist diskreetsust. Et su energia võib olla suunatud mingile keerukale olukorrale läbi selle maikuu, kus sa vajad nii teravust kui ka sisemist tarkust. Aga väga oluline on olla aus endaga ja läbi endaga aus olemise lood sa ausust ka teistega suheldes. Ja seal sa ka kasutad oma tarkust. Mitte siis nii-öelda neid kavalaid võtteid, et elus läbi lüüa. Et küpsus aitab sul edasi liikuda, mis on siis kooskõlas sinu nii-öelda tõeliste väärtustega. Et ära hiili, ära põgene, vajadusel siis puhasta ja usalda oma sisemisi teadmisi, sul on tarkus, sinu sees on tarkus olemas ja pole vaja siis nii-öelda laveerida, vaid olla enda ja teistega aus. Et ära hiili ega põgene. Vajadusel siis puhasta kõik emotsioonid, mis on vaja puhastada, mis esile kerkivad ja usalda. Sinus on tegelikult kõik vajalik olemas, sa ei pea väljastpoolt mitte midagi otsima. Sa ei pea mingisuguseid midagi laveerima siin kuskil või põgenema. Võib olla siin ka see, et sa ise põgened nii-öelda oma tunnete eest, sest tihtipeale, miks inimesed laveerivad ja kasutavad mingisuguseid teatud strateegiaid, siis on see, et nad tahavad midagi saada või siis nad arvavad, et see on vajalik, aga tegelikult inimene põgeneb iseenda emotsioonide tundmise eest. Ta ei taha midagi kogeda, sellepärast ta nagu kas varjab, põgeneb või laveerib, sellepärast et ta ei taha mingisugust, ta arvab või eeldab, et mingisugune tulemus võib sellest tekkida. Aga mida ta tegelikult kardab, mille eest ta tegelikult lõppkokkuvõttes põgeneb, on tema iseenda emotsioonid. See ei ole kuidagi teistega seotud. Teised lihtsalt peegeldavad või toovad sinust seda emotsiooni esile, mida sa eeldad, mida sa kardad, mida sa iganes tunnetad oma keha tasandil. Et vali igasuguse kavaluse, igasuguse laveerimise, igasuguse põgenemise asemel
teadlik ausus ja selge tee. Usalda oma sisemist kompassi, pole vaja laveerida, elu ei nõua keerutamist, vaid siirust. Ja ausus on pigem sinu suurim tugevus. Ja see on sisemise väe ja vastutuse seisund. Olla kohal, vaadata otsa ja teha seda, mis on õiglane. Vaadata otsa ükskõik millele, mis sinuga siis silmitsi seisab või millega sa siis silmitsi seisad. Et ära põgene päris kindlasti, et siin võib olla siis põgenemist, laveerimist ja üritad siin nagu targalt selles olukorras, mingis olukorras nagu kuidagi ellu jääda nii-öelda, aga tegelik sellest tegelik olukord või sellest olukorrast välja liikumine nõuab sult tegelikult ausust ja siirust nii iseenda suhtes kui ka teiste suhtes. Et mis iganes, kas sa hiilid, kas sa põgened, kas sa laveerid, üritad kuidagi ellu jääda, siis see ei ole õige lahendus. Et pane tähele, et mõõkade 7 on ka hirm, mingisugune hirm, kus sa üritad nagu kuidagi võib-olla alateadlikult põgened mingitest situatsioonidest, sa ei taha sellega tegeleda, aga tegelikult seal on koht, kus sa saaksid iseendale otsa vaadata ja tegeleda selle hirmuga. Nii, ja mis on oodata maikuus siis armastuses, on see, et siin võib olla teatud mees kuidagi seotud, kes on siukene võib-olla, kelle vastu te tunnete sellist romantilisi tundeid, võib-olla see inimene väga hoolib ja armastab teid, ehk siis karikate kuningas, aga ta võib esindada, ta võibki esindada sellist küpset, kaastundlikku, emotsionaalselt tasakaalukat inimest. Ja see ei pruugi olla ainult see siis väljaspoolt tulev inimene, kuigi võib ka see olla vastavalt teie situatsioonile, olukorrale, aga see võib viidata ka sinule endale. Kes on siis väga rahulik ja selline mõistev justkui. See kuu võib tuua rohkem sellist emotsionaalset ühendust, empaatiat ja hoolivat suhtumist kellessegi või keegi väljendab neid tundeid sinu suhtes. Siin on ka tõekaart siis välja tulnud, mis rõhutab võib-olla aususe ja läbipaistvusele, jah, aususele ja läbipaistvusele. See võib ka näidata, et sa võid saada mingisugust ausat ülestunnistust kellegi suhtes või ütled sa ise midagi ausalt ja väljendad ennast ausalt ja siiralt. Et siin võib olla vastastikune või siis ühelt poolt või teiselt poolt tulla see selline hooliv, aus ja siiras suhtumine, kas siis üksteisesse või ühelt poolt või teiselt poolt. Ausad väljaütlemised, siirus, puhtus. Mitte ei varjata oma tundeid ega püüta neid peita, vaid tuua need päevavalgele sellises armastuse võtmes või armastuse nimel. Et kuigi karikate kuningas on üsnagi selline, kes hoiab oma emotsioone ja tundeid enda sees ja ta ei väljenda neid, siis siin võib olla just nimelt see kuu just see tõe välja
ütlemine, et väljendatakse oma neid tundeid ausalt ja siiralt. Et siin on võimalus see maikuu võimalusena sügavaks aususeks ka iseenda suhtes, teiste suhtes, ka keegi võib teie suhtes olla väga aus ja siiras. Ja oodata võib siis siin sellist rahulikku ja toetavat ühendust või selgushetke, mis vabastab. Ja armastus või selline armastav suhtlus, side õnnestub seekuu neil, kes julgevad olla emotsionaalselt avatud, ausad ja mingil määral võib-olla ka kaastundlikud, seepärast et inimlikul tasandil on see kaastunne ja kõik see siin ikkagist olemas. Pange tähele ka seda, et karikate kuningas ja tõde võivad näidata ka emotsionaalset kontrolli. Et kui me paneme selle karikate kuninga ja tõe kokku siin, siis ikkagist karikate kuningas või päris kindlasti, ta ju kontrollib oma emotsioone. Aga teadvustage, et tõde teeb vabaks, ära karda oma emotsioone. Sa võid ju arvata, et sa nagu justkui peaksid kontrollima ennast, kuid kontroll ei vii sind vabaduseni, vaid tõde teeb meid illusioonidest ja ellujäämisrežiimidest vabaks. Ära kontrolli oma emotsioone. Ära kontrolli, vaid vabasta neid. Puhasta need ära, vabasta need. Ainult sel juhul oled sa tõele sammuke lähemale. Ja karikate kuningas tõesti siis valdab küll oma emotsioone, kuid mõnikord võib see valitseda muutuda siis allasurumiseks ja enamus sealt ikkagist muutubki allasurumiseks. Eriti kui me usume, et tugevus tähendab tunnetest üleolekut. Aga tõde siin kutsub just nimelt mitte niivõrd kontrollima, vaid lubama. Luba endal tunda, luba endal väljendada ja seejärel vabastada. Sest et kontroll ei vii meid mitte kunagi vabastuseni, vaid emotsioonide tunnistamine ja puhastamine viib meid vabastamiseni. Ja kui me lubame endal need emotsioonid läbi elada ja ilma häbita ja hirmuta, siis kaob vajadus ellujäämisrežiimi järele ja me astume tõele ja vabadusele sammuke jällegi siis lähemale oma autentsuse suunas lähemale. Jah, et autentsuse suunas liigume kogu aeg. Ära karda oma tundeid päris kindlasti. Sest et sinu tunnetes on tee sinu vabaduseni, mida siis inimesed ei tea. Kuid on aeg teadma hakata. Mida on siis oodata tööalaselt maikuus? On see, et mingisugune tornimoment on siin ja ka siis tegutsemine tulnud välja. Torn viitab siis sellistele ootamatutele muutustele, läbimurdele või mingisuguse struktuuri lagunemisele, millegi lagunemisele, mis teid ei toida enam. Mis esmapilgul võib-olla tunduda natuke šokeeriv või häiriv, et teie nagu sellist rahu justkui häirib, kuid mille tegelik eesmärk on vabastada sind vanast, mis enam ei toimi sinu jaoks
ja see võib tähendada töökoha muutust, ootamatut väljakutset või sisemist mingisugust taipamist, mis raputab su senist mõttemustrit. Et see võib olla see. Aga see tegutsemiskaart kutsub sind pigem siis tegutsema, mitte passiivselt muutust ootma, vaid võtma aktiivselt samme, isegi kui need tunduvad võib-olla ebaloogilised või ebakindlad. Aga tea, et torn laguneb. Aga sina valid, mida selle asemel ehitada. Et päris kindlasti on tööalaselt maikuus oodata sellist ootamatut muutust või mingisugune raputamisperiood justkui on, mis häirib sinu nii-öelda rahu, mis jah, et mis ei ole nagu selline mugav, aga see pole kindlasti aeg varjuda, vaid tegutseda teadlikult ja julgelt. Ja lasta lahti sellest, mis enam ei teeni justkui sind. Sul on päris kindlasti võimalus luua uus alus, mis on tugevam ja tõelisem kui eelmine. Et alati, kui midagi lõpeb või mingisugune taipamine toimub, siis on ka uued võimalused. Kui torn variseb, siis toimub kaos, aga kaoses sünnib alati kord. Inimestel tundub, et kui minu elus on nüüd toimub kaos, eks ju, kõik on laiali lagunenud või kõik on pahupidi ja ma ei saa üldse aru, mis toimub, ja see on nagu ehmatav või šokeeriv, siis tegelikult see kaos on jumalik kord justkui. Ta sünnitab midagi uut alati sellest ja asjad loksuvad paika. Et inimmeel tõlgendab seda nii-öelda inimmeel või egomeel tõlgendab seda kaoseks, sa ei oma selle üle kontrolli, kõik on kaootiline ja kõik on vale, aga elu polegi kunagi ju nagu püsiv. Elu ei lase olla püsiv ja elus toimuvad alati muutused. Veel enam, kui me nagu sunniviisiliselt hambad ristis läheme läbi selle elu, siis mõne inimese elus võib väga palju kaootilisust või tornimomente toimuda, seepärast et me lähme vastuolu enda sisemusega. Igasugune hambad ristis läbi elu liikumine ongi enda sisemusega vastuollu minemine. Aga teadke, et kaoses toimub alati siis ümberkorraldumine ja see pole halb. See on sinu kasuks ümberkorraldumine ja inimmeel või siis egomeel arvab, et see on halb, sest ta ei oma selle üle kontrolli ja kõik on pahupidi ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult toimub kõik asjade paika loksumine sinu kasuks. Kui sa ei pushi sellele vastu, kui sa ei hoia millestki kinni ega ole vastupanus, siis sa näed üsna kiiresti, et kõik laheneb sinu kasuks. Kõik juhtus sellepärast, et liikuda lähemale võib-olla sellele tõelise olemusele või lähemale sellele, mida sa nagu ette üldse isegi ei kujuta, et sinule on oluline. Ära karda seda kaost, et jällegi igat asja on võimalik puhastada, kui sul on mingisugune pinge, kaos, mingisugune stress, pinge, ma ei tea, emotsioon kerkib esile, puhasta ära see. Kuni oled neutraalne, usalda elu, sest elu ei peta sind. Et jah, et kui torn variseb, siis variseb see, mis pidi nagunii langema ja kokku kukkuma. Ja see kaos ei ole siis nii-öelda see karistus, vaid katalüsaator nii-öelda. Ja sina oma teadlikkuses
teadlikkuses saad sellest läbi ilusti liikuda, teadlikkuses ja tarkuses, aga kui sa laskud sellesse egomeele nii-öelda ohvriks, siis võib see teie jaoks väga kaootiline ja kannatus tekitav olukord olla. Puhasta ja liigu selle puhastumisega neutraalsesse olekusse. Sa saavutad läbi puhastamise sellise neutraalsuse ja sisemise tasakaalu. Ja see aktsepteerimine aitab sul siis selles tormis mitte siis hukkuda, vaid uuesti sündida. Ja neutraalsus ei ole siis ükskõiksus, vaid rahulik, teadlik kohalolu, kus sa ei pea enam kõike kontrollima, vaid lubad elul end kanda. Sest et elu ei peta sind mitte kunagi. Ta ei lükka sind meelega nendesse tormisituatsioonidesse või siis nende tormilistesse situatsioonidesse. Ta lükkab sind lihtsalt mõnikord võib-olla teatud situatsioonidesse või olukordadesse, et sa saaksid ehitada midagi uut ülesse, mis on päriselt kooskõlas sinu tõega. Mitte hambad ristis siis teha seda, mida sa arvad, et sa peaksid tegema. Eks ole. Ja mida on siis mais oodata rahaliselt, liigume edasi, on see, et mingisugused plaanid ja mõtted võib-olla sul on visioonid, ettekujutlused, et ma näen siin, sa vaatad kaugustesse justkui mingisuguseid plaane sa justkui enda elus nagu soovid teha. Ja siin need kaardid nagu justkui kinnitavad üksteist, et sa vaatad nagu selle poole ja sa tahaksid nagu seda sammu teha, aga sa oled veel endiselt mugavustsoonis ja mõtiskled. Et selle sauade kahega ma näen siis sellist olukorda, kus osad inimesed kindlasti on juba midagi loonud või saavutanud. Ja nüüd on nagu justkui valikute ees näiteks jääda kas või tuttavasse või võtta ette midagi uut jälle ja laiendada ennast või laiendada ja rahaliselt võibki see tähendada siis võib-olla plaane, mingisugused plaanid on sul, mingisugused investeerimisplaanid, uued projektid, mingite uute projektide alustamine või mingisuguste tuluallikate leidmine või sul on siis mingisugune mõtted, mingisugused plaanid sellega ja see teine kaart justkui kinnitab siin, et võta see risk ja liigu. Julgustatakse sind justkui astuma sellest mugavustsoonist välja. Ja rahaliselt see tähendabki, et sa nagu justkui ma näen, et sa nagu planeerid, aga nagu sul on vaja siin seda julgust tegutseda, et liikuda nende suuremate tulemuste suunas. Usalda oma visiooni, usalda seda, kuhu sa tahad liikuda ja vaata seda lõpptulemust. Sest et mai toob sulle rahaliselt võimalusi laienemiseks ja muutusteks. Ja ära hoia end tagasi nii-öelda nendest hirmudest, sest sinune see visioon viib sind edasi, kui sa ei lase ennast hirmudest takistada ja sa võtad selle riski ja et astuda see samm. Kui sa tunned sisimas mingisugust kutset millegi uue suunas, siis praegusel hetkel ongi päris kindlasti aeg sul valmistuda liikuda selle suunas
ja kui sa ei astu oma mugavustsoonist välja, siis sa saad tunda sellist rahutust ja stagnatsiooni. Et siin on oluline päris kindlasti astuda julgelt ja edasi ja tea, et läbikukkumist pole olemas. Kui sa näiteks seda pelgad või kardad, kuula oma südame häält ja astu julgelt see samm. Ja teadvusta ka seda, et raha on nagu õhk, mida sa sisse-välja hingad. Kui sa aga keskendud raha puuduolekule, hirmule, et sina ei suuda, siis see on vaid programm ja uskumus, mille järgi sa siis toimid. Aga seda on alati võimalik muuta. Ole sellest teadlik, et raha ei ole vaenlane ega võim, vaid loomulik vool nagu hingamine. Ja meie uskumused loovad siis nii-öelda neid kogemusi. Ole teadlik, kus on sinul võib-olla rahakohased piiravad uskumused ja neid on võimalik vabastada. Kui sa tegutsed hirmust, lood piiranguid päris kindlasti. Kui sa tegutsed usaldusest, lood võimalusi. Kui sa hingad usalduses, siis liigub päris kindlasti ka raha vabalt. Tuleb ja läheb, sa ei muretse selle peale, sa lihtsalt nagu hingad seda sisse välja. Sest sa ei vaja kontrolli, vaid avatust ja julgust. Siis küllus ei jäta sind mitte mingil moel maha. Aga väljuda on vaja siis mugavustsoonist ja väljuda mugavustsoonist pole alati lihtne ega kerge. Aga stagnatsioon sünnib just siis, kui me ei julge. Ja veel kord, läbikukkumist pole olemas, sest iga samm on kogemus. Iga samm on kogemus, mis viib sind edasi. Ja jõuame siis tervise juurde, mis on siis maikuus teie tervisega seoses. Tervises ma näen, et siin on vaja nagu justkui teil võib-olla sellist tasakaalu ja sisemist rahu või sisemise rahu järgi nagu justkui vajadus praegusel hetkel. Võib-olla on vaja vaadata üle mingid sellist toitumised, uni, liikumine, võib-olla regulaarne puhkus. Et siin on nagu kutse sulle justkui võtta vastutus oma heaolu eest. Sest et sina oled oma keha valitseja. Ja võib-olla on vajadus ka rohkem see kuu nagu sellist üksiolekut või üksioleku suunas vaadata siis, et te saaksite nagu justkui taastuda ja tasakaalu saavutada endas. Et võtta võib-olla mingitel hetkedel teadlik eraldumine või eraldi olla, ma ei tea, mediteerida, vaikne jalutuskäik või lihtsalt aeg iseendale. Sest et teie emotsionaalne tervis vajab ka kindlasti siin nagu natukene ülevaatamist ja vaikust, et uuesti või uuendusi saada siis või uuendusi teha. Et siin on võib-olla oluline maikuus fookus pöörata siis või fookuseks võtta kehalisele ja vaimsele korrastamisele, endas leida rohkem rahu, aeg iseendale võtta. Ja kui sa tunned sellist väsimust või segadust,
taandu ajutiselt nii-öelda sellest maailmast, et kuulata oma keha ja hinge vajadusi. Et nagu ma juba ütlesin, sina oledki oma keha ja tervise valitseja, vaid üksi olles või siis üksi, jah, et üksi olles kuulad sa oma keha kõige paremini. Ja keha kuulates sa vajad päris kindlasti vaikust ja rahu. Et sa päriselt teda kuulata siis saaksid. Ja kui kerkib esile mingi laeng, siis sa vabastad selle, siis sa lihtsalt puhastad selle, vabastad. Et su keha saaks terveneda, sest kõik kehalised vaevused saavad alguse siis emotsionaalsetest koormatest, mida sa siis endaga kaasas kannad. Tekib stress, depressioon ja sealt süvenevad haigused veel suuremateks, eks ju. Oluline siis ka vabastada enda emotsionaalset valu. Ja sa hakkad nägema ja tundma ennast päev-päevalt elujõulisena. Et sa näed, kui sa hakkad endas puhastama ja vabastama seda emotsionaalset valu, siis päris kindlasti sa saad kogeda seda elujõu kasvu. Ja päris kindlasti ei valeta mitte kunagi keha. Ja seda tuleb kuulata, mitte oma mõistust, vaid keha. See viib teid kõige kiirema teed pidi edasi. Ja vaikus ja üksi olek pole kindlasti selline üksindus, vaid selline kuulamisruum, iseendaga koos olemisaeg, kus keha saab lõpuks rääkida sinuga, kus sa kuulad oma keha. Ja et me ei pea kogu aeg olema eraldatud, aga selleks, et sa kuuleksid oma keha ja et sa teaksid ja tunnetaksid ja tajuksid, mida su keha tegelikult nagu, kuidas ta sinuga räägib, kuidas ta sinuga suhestub ja mida ta tegelikult vajab, siis selleks on vaja justkui seda üksi olemisaega, et sa kuuleksid siis teda kõige paremini. Ja kui me lubame siis nii-öelda nende tunnetel tõusta, ilma et neid suruksime või ignoreeriksime, siis vabanemine toimub ka justkui, võib toimuda siis justkui loomulikult. Ja selline emotsionaalne vabanemine loob ruumi tervenemisele ja elujõule. Ja see on siis elu puhas voog. Ja see elu puhas voog saab alles siis liikuma hakata, kui sa vabastad siis nendest emotsionaalsetest valuallikatest ennast. Et kuula päris kindlasti oma keha ja võta selleks aega ja vaikust ja kuula seda armastusega. Ja iga vabastatud tunne loob sinus ruumi elujõule ja tervenemisele. Aga nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!